Anne on jõudnud vanusesse, kus maailma värvid ja helid talle varasemast palju suuremat huvi pakuvad ning lamamise asemel tahaks ta hoopis ringi liikuda. Stiina ja Anne tulidki Pelgulinna perekeskuses toimuvasse võimlemistundi, et saada kätte õiged massaaživõtted ning ehk ka mõni beebide akrobaatikatrikk selgeks õppida. Esimene liigutus. Paned lapsele pöidla pihku, ta haarab oma pöidlaga ühelt poolt, sõrmedega teiselt poolt. Ja siis oma teiste sõrmedega haarad ümber randme. Seda kutsutakse topelthaardeks. Topelthaaret võiks teada iga lapsevanem ning kasutada seda ka juba suuremate lastega. Nii hoiad sa lapse kätt kindlalt, kui te tee talle haiget. Teine käsi teeb kellaosuti suunas kõhu peal ringe. Praegu me soojendame oma kätt ja samas saame kontakti lapsega. Nii, nüüd selle sama käega tõmbad siis nimetissõrme ja tõmbame keskmise sõrme ja neljanda sõrmega üle otsa, esise, nina, suu ja lõua. Nüüd võid ühe korra veel. See nüüd kontakti saamise liigutus ja äratamise liigutus. Ja kas sul läks nüüd äkki tuju ära? Mis juhtus? Näitan ka nüüd kohe rahustamise asendi. Et kui lapsel läheb tuju ära, kohe sülle ja sedasi pepu pihku ja ongi hea rahu majas. Nüüd saab natuke vaadata ja. Kuigi vanemad tulevad massaaži ja võimlemise tundi pigem selleks, et oma lapse füüsilist arengut toetada, näitab treener Solvi mitmeid nippe, mis emade elu lihtsamaks teevad. Beebi masseerimist õpetatakse selles tunnis nõnda, et saad seda teha riiete vahetamise käigus. See tähendab, et lapse masseerimine pole eraldi suur ettevõtmine, vaid saad seda päeva jooksul teha justkui mööda minnes. Nüüd keerad külje peale lapse ja võtad pöidla hästi suureks, ümber õlavarre, natuke mudid, raputad lapse kätt ja proovid varruka ära saada. Ja, täpselt külje peale, jah. Siis kui ühe külje peale ei saa, pööra teise külje peale. Nüüd ma ikka seda samast paljast kätt siin natuke proovin siis silitada, raputada. Pooleteise kuusel on käsi hästi kinni. Joo, et ma siin vaikselt üritan. Sarnaseid õrnu mudimise ja raputamise liigutusi tehakse nii beebi kätele kui ka jalgadele. Iga liigutus tuleks massaaži jooksul teha maksimaalselt kuni 3 korda. Muidu võib beebi rahutuks muutuda. Samuti on väga oluline see, et temal oleks massaaži tegemise ajal lapsega kontakt, et ta vaataks võimalusel beebile silma ja räägiks temaga. Tubli. Nii, ära rohkem võta, nüüd pane pöidlad pihku, vaata siia. Nii, ja nüüd tõstad ja paned siia külje peale maha. Hoppa! Ja siis võtad pluusi ja tõstad tagasi. No, tules. Tubli oled. Nii. Väga hea. Mis lõdvestab kätt, on rinnalihase keskel üks punkt. Kui sa siia kruvid ja natukene kätt raputad ja tõmbad, siis ta peaks laskma lõdvaks sellega. Hopsti. Oot niimoodi. Et siia vaata täpselt siia rinnalihase keskele ja siis ja sa tõmbad samal ajal. Väga hea. Nii, puusa juurde. Siia pepu alla niimoodi. Lähed hops, hüpitad. Käeseljad on põrandal. Sõrme otstega. Hops. Suurematele kindlasti hästi meeldib. Esimest korda võiks beebiga võimlema tulla umbes 6 aja vanuselt või hiljem. Samas ei ole aega, mil beebi on võimlemiseks liiga vana. Võimlemas käimisel on mõte siis, kui seda teha regulaarselt vähemalt 1 kord nädalas. Loomulikult võib käia ka 2 korda nädalas. Eelkõige peaks ema usaldama oma sisetunnet. Kui tervis või tuju ei luba, tasub ikkagi koju jääda. Ja teine suund. Et võta sinna kaamera poole siis rohkem. Samuti ei peaks liialt muretsema juhul, kui võimlemise aeg täpselt lapse päevakavasse ei sobitu. Kuni pooleaastased lapsed peavad tunni kenasti vastu siis, kui on enne seda pisutki magada saanud ning pärast seda jälle uinuda saavad. Sööta võib beebit nii vahetult enne tundi kui ka selle ajal. Sellest, kui tunni ajal beebil pisut sööki välja tuleb, pole midagi. Küll pärast tundi jälle süüa saab.
Paljud emad muidugi küsivad ka, et kas peab käima, et alati ka vastus, et ei pea, kohustust ei ole, aga alati on see ikkagi arengule toetavaks ja kui on ka mingi probleem, siis ka ennetavaks, profülaktiliseks vajaduseks. Nii et kasvune võimlemine on juba sünnist peale kasulik. Kuigi beebiakrobaatika tekitab kõrvaltvaatajatele kohati lausa külmavärinaid, kinnitavad emad, et tegelikult pole juhendaja abil neid harjutusi teha üldse hirmus. Esimest korda ja ilma igasuguse ettevalmistuseta siiski beebit lae alla loopida ei tasu. Treener ongi selleks, et juhendada ning vaadata, kas kõik on turvaline. Igatahes on emmed selle võimlemistunniga rahul ning leidub neid, kes siin juba mitmenda lapsega käivad. Meie tulime sellepärast, et on väga head kogemused eelmise lapsega siin käies, et käisime päris pikalt, 1,5 aastat ja väga meeldis ja tuli lapse arengule väga kasuks. Mina tulin sellepärast, et tita saaks teiste titadega sotsialiseeruda ja et saaks tal natuke õppida massaaži, kuidas ise kodus ka teha paremini ja et üldse päev sisukamalt veeta. Samad põhjused tegelikult, et ikka, et kui kodus 4 seina vahel olla, et siis ei ole nagu nii põnev ka lapsel ja et päev möödub kiiremini kindlasti ja see on nagu hästi tore tund, et siin läheb aeg kiiresti, et selline rõõmus ja lõbus olemine. Nii Anne kui mina vaatasime ainult teisi titasid kogu aeg, et ei jõudnud keskendudagi selle, mida meie teeme või nii põnev oli lihtsalt vaadata, mis üldse siin tehakse või kuidas teised titad siin on kõik erinevas vanuses ja aga ei väga meeldis, et hea meelega tuleksin siia veel, et võib-olla järgmine kord siis saan natuke paremini ja kergemini kaasa teha ka, et Järgmisel korral läheme uurima, kuidas valida kandelina või kandekotti või saaks selle sootuks ise valmis meisterdada. Iga päev on millegi uue algus, selleks, et miski meie tugevate tšempionite ja võluvate printsesside igapäevaseid saavutusi ei häiriks. Uutel Huggies Ultra Comfort mähkmetel on eriti pehme ja sekunditega imav kiht. Meie kõige kuivemad mähkmed tüdrukutele ja poistele.